Mul on siin Tartus alguses saadik täna unenäoline tunne, nagu ma inimesi siiapoole meelitades ütlesin, on Harri näol tegemist ääretult intelligentse, terasse, ülihea huumoriga ja vapustava mäluga inimese ja mõtlejaga, kes vaatamata sellele, et on väga teiste elualade mees, kirjutab hämmastavalt hästi, sest paljud sellised inimesed, kes ennast nimetavad kirjanikeks, ei valda kirjasõna pooltki nii elegantselt kui Harri. Mina tean seda sellepärast, et minul oli au toimetada hüüdnimi Eestlane raamatu esimene köide ja praegu me kappame troikana selles mõttes, et Harri ees kirjutades, mina järel toimetades ja siis kirjastaja Heli Künnapas korrektuuri lugedes, et me teeme sellise troika tööd praegu selleks, et võimalikult varsti saada valmis ka teine köide. Ja selleks annab innustust tõsiasi, et esimene köide hüüdnimi Eestlane on sisuliselt läbi müüdud. Kirjastajal endal on veel mõni üksik eksemplar. Harril kodus on veel 25 ja mina oma eksemplari kavatsen kirjutada kaasa siit. Ma täna nägin seda raamatut esimest korda. No ja, kindlalt tahavad inimesed siis nüüd sinu käest teada, mis asi sind kirjutama ajas, miks sa pidid kõik selle raamatuks vormima, et praegusel ajal tundub nagu igaüks peaks lausa kirjutama raamatu. Miks sina oma raamatut kirjutad ja kirjutasid ja veel edasi kirjutad vähemalt 7 köidet? No aitäh sellise hea sissejuhatuse eest. Ma võin sulle täiesti rahuliku südamega öelda, et ega ma siis nii nagu sa ka ütlesid, ei ole kindlasti mingi kirjanik. Ma olen lihtsalt tavaline inimene ja kes on võib-olla natukene rohkem näinud ja võib natukene rohkem käinud kui keskmine eestlane. Sellepärast, et mul on olnud piisavalt kirju elu ja tänu sellele ma olen ammutanud tegelikust elust või reaalsest elust väga palju kogemusi, väga palju seiklusi ja miks ma seda just niimoodi kirjutama hakkasin. Just nimelt sellepärast, et nii eelnevate aastate jooksul olen ma rääkinud oma lastele mõningaid lugusid, et kuidas me siis elasime, mida me tegime ja mismoodi see nõukogude aeg siis välja nägi. Ja ühtepidi võin ütelda veel, et mina olen ise sündinud selles võib-olla kõige õilsamas või kõige õigemas nõukogude ajas, sellepärast et need kuldsed 60-ndad jäid otse minu lapsepõlve aastatesse ja nende kuldsete 60-ndate kohta mina võin küll öelda erinevalt siin praegusest, ma ei taha nüüd jälle minna poliitikasse, aga kindlasti ma peaksin ütlema seda, et minu lapsepõlv oli helge, vaatamata sellele, kui mõned sellised prominentsed tegelased ütlevad, et ei saa aru, kuidas võis olla nõukogude ajal lastel helge lapsepõlv. Mina võin seda täie tõsidusega väita, et oli kindlasti. Ja nii nagu minu lapsed on küsinud, et jah, et kuidas te seal ikkagi elasite selle sama ideoloogia valguses, et nõukogude aeg oli kole ja hästi keeruline, siis ma mõtlesingi, et mis ma siis ikka nüüd niimoodi jutustan, et lõigukene siit, lõigukene sealt. Et ma panen selle kõik ilusasti kenasti niimoodi kirja ja hakkan siis sellest perioodist pihta, kus ütleme, nõukogude aeg formuleerus minu jaoks juba mingisuguseks väga konkreetseks nähtuseks ja nii nagu ma siin ka raamatu tagakirjal küljel ütlesin, et mida või kuidas moodi see asi võiks välja näha, siis on võib-olla kõige parem, kui ma siit mõned read siit tagant ette loeksin sellest raamatust, eks. Et millist nõukogude maad siis mina nägin ja mida mina tahtsin kirjeldada. Sest et mina ei ole näinud oma silmaga ei stalinistlikke repressioone, sest need asjad olid kõik, see ajajärk oli kõik juba mööda läinud. Ja see oli kõik ajalugu siis ja mina nägin teist Nõukogude Liitu. Nägin riiki, mis sõi ise ennast sabast ja nägin ka kõike seda, mis selles riigis kiiva kiskus.
ja ütlen ka siin seda, et Nõukogude maal võis tollel ajal leida kõike. Oli taevani küündivat ülekohut, oli hukatavat lauslollust, oli kurbust ja leinanika armastust. Oli asju, mida oli sõnadegagi võimatu seletada ja asju, mis olid nii sõnadettagi selged. Inimesed elasid ja vaatamata igapäevastele raskustele uskusid helgemat tulevikku ja vihkasid sõda. See oli üleüldine kontseptsioon selle aja kohta, mida ma siin raamatus tahtsin hakata kajastama. Ja selle raamatu peategelane, nimitegelane Toomas satub väga segastel asjaoludel Venemaale, satub väga segastel asjaoludel õppima Novgorodi põllumajandusinstituuti ja nii nagu te vanemad inimesed kõik teate, oli sellel ajal, siis kui sa olid lõpetanud instituudi või lõpetanud ülikooli, suunati parasjagu see noor spetsialist kindlasse kohta tööle oma niinimetatud sundaega teenima. Ja see sundaeg kestis tavaliselt 3 aastat ja selle aja jooksul pidid sa siis täitma oma kohust sellel ametikohal, kuhu siis kodumaa, partei ja valitsus sind suunas. Sellepärast, et sellel oli väga lihtne põhjendus, et kui partei või tähendab, kui riik andis sulle tasuta hariduse, siis paratamatult pidid sa ka siis midagi riigi rahva hüvanguks tegema, aga pärast 3 aastat olid sa vaba ja võisid valida endale nii elukutset, tööd või mis iganes. Ja vot selle sama raamatu nimikangelane, seesama Toomas, ongi siis lõpetanud instituudi ja suunatud siis ühte pärapõrgusse kolhoosi tööle. Tema ametikoht oli siis kollektiivse põllumajanduse ökonomist-organisaator, aga kuna parasjagu seal ökonoomikaga midagi tegemist ei olnud, siis sattus ta väga segastel asjaoludel ühe Nõukogude kolhoosi pearaamatupidaja asetäitjaks. Ja vot kuidas ta seal ellu jääb, mida ta siis teeb, plaanib, kuidas ta mõtleb ja kui ehedalt siis üks Nõukogude-aegne kolhoos Venemaal välja nägi ja tegelikult ei olnud see muidugi nii traagiline või kui arvatakse või tavatsetakse öelda, siis väga paljudel juhtudel leiab see peategelane iseendas küllaltki jõudu, energiat, et pöörata väga palju naljaks ja nii nagu ma siin püüdsingi seda kokku tuua, et üks asi oli kindel selle aja jooksul, et need inimesed, kes austasid tööd ja kellel pea oli õlgadel ja kelle käed ei kasvanud tagumikust välja, need elasid tolle aja kohta päris hästi. Eriti veel siis, kui ei ületatud õhkõrna punast joonekest, millest üleastumine oleks esine kutsunud riigi pahameele. Ja vot tegelikult ongi nüüd niimoodi, et siin on räägitud lihtsate inimeste tegemistest, töödest ja on kogu aeg püütud nendes töödes ja tegemistes, mis olid tolle aja kohta küllaltki harukordne saavutus, mitte minna üle selle pisikese punase joone nii kriminaalses tegevuses kui ka ideoloogilise vastandlikkuse tegevuses, vaid hoida sellist head joont ja kasutada ära kõiki neid maksimaalselt neid võimalusi, mida siis ühelt poolt sai teha, aga teiselt poolt, mida teha ei tohtinud. Ja loomulikult, ühes igas normaalses romaanis peab olema tänapäeval ka kindlasti ka armastust ja armastust on siin, ma arvan, natukene rohkem võib-olla isegi mõne koha pealt, kui võiks olla, nii nagu Kati ütleb, et see on ääretult naturaalne, midagi ei ole parata, ongi naturaalne ja kui öelda niimoodi, et ma olen nii lihtne inimene, et mida ma siin ikka ilustan, asjad tuleb ikka kõik kirja panna nii, nagu nad tegelikult välja näevad, sellepärast, et kus need noored siis ikkagi muidu teavad, kui sa ei kirjuta, kuidas ütleme niimoodi, et kuidas vanad inimesed omal ajal seda asja ajasid. Et siin on ka selliseid nüansse sees ja ma usun, et ma olen suutnud pidada teatud taktitundelist jood, oleks võib-olla kõige õigem öelda. Ja ega ma siis rohkem ei oskagi lisada. See raamat lõpeb ära, tähendab see teos, see, mis mul praegu käes on. See on esimene osa sellest jutustusest. Ja midagi ei ole parata, ma olen nagu tahtnud kirjeldada tervet seda sündmust või seda perioodi, siis paratamatult teine osa tuleb umbes sama paks. Ma ei saa sinna mitte midagi teha, sellepärast, et ma ei saa mitte midagi välja jätta ja ma ei taha mitte midagi välja jätta, sellepärast, et iga lehekülg on väga konkreetselt seotud eelnevaga ja eelnev on seotud jälle järgmistega ja tükeldada või midagi visata lihtsalt välja. Ma ei pea seda õigeks, sellepärast, et see stiil, kuidas on kirjutatud, ma olen püüdnud kirjeldada sündmusi
konkreetselt läbi ühe inimese silmade, kes näeb ja peegeldab iseendast tagasi kogu seda olustikku, mis tollel ajal tema ümber valitses. Nii et jätta midagi vahelt välja ei ole kõige õigem. Ja see raamat lõpeb ära ääretult kurva koha peal. Ma teile ei räägi, mis kurva koha peal ta lõpeb, aga ta lõpeb väga kurva koha peal ja kogu lahendus sellele kurvale sündmusele saab või leiab aset järgmises teoses, mis on siis selle raamatu järgi. Ja see ajajärk on 1984. aasta. See on tänases mõistes terve igavik tagasi. Ja kuna seda raamatut on midagi ei ole teha, on ka mu lapsed niimoodi sirvinud ja natukene lugenud, siis nad on tahtnud ja palunud, et ma võib-olla kirjutaksin ka sellele veel kord, sellele episoodile, mis on koosnev 2 raamatust, ka järjed, mis puudutab siis sellist toredat ajajärku, kui Nõukogude Liidus võeti vastu seadus kooperatsioonist. Ja ma võin täiesti rahulikult öelda, et mina olen üks esimesi operaatoreid Eesti riigis, kes tegi omale kooperatiivi ja mille tegevus kasvas väga-väga suurelt üle Eesti piiride ikkagi Venemaale ja mis ka päädis Inglismaal, sellepärast et ma arvan, et mul oli võib-olla isegi tollel aja kohta esimese vaba eestlasena Inglismaal oma kompanii, Esto Trade Company, millega ma siis tegelesin rahvusvahelise äriga nii Inglismaa Venemaa vahet kui Venemaa Inglismaa vahet. Nii et on mida meenutada, on mida kirja panna, sellepärast et kui ma tegelikult selliseid seiklusi või seikasid räägiksin praegustele noortele, siis nad vaatavad mind kui keskmise olekuga hullu, sest et see lihtsalt ei saa nii olla, aga midagi ei ole parata. Kõik, mis on siin kirjas, on kõik tõsi. Mina isiklikult naudin hirmsasti neid puhkusid, kui meil on Harriga pikad sõidud kuhugi. Kas siis Ida-Virumaale olevaste ja tulevaste tuuleparkide juurde, mis annab hästi mitu tundi võimalust ühes kitsas ruumis kontsentreeritult vestelda, või siis täna siia sõites samamoodi paar tundi jutuajamise aega. Ja naudin just sellepärast, et kuna Harri on ääretult süsteemse mõtlemisega, siis on minu jaoks juba reastunud vähemalt 7 järge sellele raamatule. Et jah, see kooperatiivide aeg, siis taasiseseisvumise aeg, siis sellele järgnev aeg, kus Eesti riik on ennast totaalselt seljaga, pööranud rahva poole. Minu meelest Harri teeb ülisuure teene, et ta kõike seda dokumenteerib, seda enam, et ta on ise elanud umbes 7 elu ühes elus ja suure tähega elanud täiel rinnal. Tegelaskuju nimi on Toomas Jugapuu. Ütle, Harri, miks mulle nii kangesti tundub, et tegelane on siiski Harri Raudvere? See võib sulle tundida, sellepärast, et võib-olla sa seda kirjastiili vaatad ja teed, aga ütlen ka seda, et ega siis kõik ei ole ainult mina. On olemas ka väga palju selliseid nüansse, situatsioone, olukordi, mis on juhtunud minu ümber, minu sõprade, tuttavate, lähikondlastega ja ma olen ka nad koondanud tegelikult ikkagi ühte kokku, sest nii nagu ma sulle ütlen, et tegemist on reaalselt aset leidnud sündmustega, kui need inimesed, kes tunnevad ennast ära selles teoses ja ma olen täiesti kindel, et ka juba selles teoses tunnevadki nii mõnedki inimesed Eestimaal ennast ära, kui nad loevad, siis ütleks, et las nad lohutavad ennast sellega, et tegemist on ikkagi eelkõige inukirjandusliku teosega. Et ma ei hakka ennast samastama 100% selle Toomasega. Niimoodi jah, päris ei ole. Toomas Jugapuu nimi, nagu järsku me tänase sõidu ajal avastasime, Katriin otsis üles Google'ist, missugune üks Jugapuu välja näeb, kus tema asub. Saaremaal ja Hiiumaal siin Eestis ja looduskaitse all on ka. Ja siis äkki sai Harri ise ka aru, miks ta valis oma peategelasele Jugapuu nime. No, mis sündis sinu alateadvuses? Sündis seda, et see Jugapuu kasvab Saaremaal ja Saaremaal on oma pisikene talukene, kus see Jugapuu kasvab.
ja sellega on alati üks rist ja viletsus. Sellepärast, et ta on selline puu jah, mida tegelikult Eestimaal vist ainult saarte peal ongi. Ja tema kasvamine, kui ta seal kasvab, siis ta on igavene rist ja viletsus, noh, tüliks kaelas. Ja ma ei tea, kuidas see nimi siis alateadvuses mul niimoodi kummitas, et ma siis sellele peategelasele oskasin sellise perekonnanime välja mõelda või panna. See igiroheline. Igiroheline, jah. Igiroheline puu, ookas puu ainult igiaidad puu. Kuusid taud. Jah, täpselt niimoodi. Seda tuleb saladuskatte all öelda, et selle esimese köite jooksul korduvalt ja ka järgmise köite tegevustiku sees väga korduvalt läbib seesama tüütu jugapuu niisugusi situatsioone, millesse ühest küljest elamisjulguseta inimene ei satu, aga teisest küljest nendest situatsioonidest keskmine inimene eluga välja ei tule. Kuivõrd sina ise, Harri, oled seisnud niisuguste kriitiliste situatsioonidega silmitsi, et noh, surm ongi silme ees, nii nagu Toomas Juga puhul korduvalt. No, neid olukordi on elus ikkagi päris palju ette tulnud, just siis, kui omal ajal sai mööda Venemaad seegelda. No, mul üks drastilisem näide on, kui käisime Voronežis, siis me sattusime praktiliselt petturite küüsi, kes arvasid, et me tuleme sinna rahadega, tollel ajal liikusid ju väga suured sularahad, hunnikud, ja ma võtsin kaasa Moskvast oma hea sõbra sekretäri, sellepärast, et me läksime täiesti tõsiselt või tõsimeeli, mängiti meile see situatsioon ette, et me läheme tegema lepingut suhkru ostmiseks. Ja kui ma siis ühel hetkel sain aru, et tegelikult see kõik on fiktsioon, et meid on püütud klassikaliselt lõksu ja me istusime ühes hotellis, mille aknad avalesid sisehoovi ja meid pandi luku taha ja me ei saanud sealt enam välja ja siis ma mõtlesin küll, et see on mulle nii eredalt meelde jäänud, et ma just vaatasin sealt aknast välja ja see oli selline vastik siseõu, kus ühes nurgas olid prügikastid ja mingisugune kangi aluses pääsesid autod sinna sisse, siis ma kujutasin ette, et kuidas ma sealt olen aknast meelte segaduses välja hüpanud ja kuidas ma seal laman käed jalad laiali ja siis see sekretär sai karu ja läks vaikselt paanikasse ja hakkas nutma ja siis ma teda lohutasin ilusasti oma eestlasliku huumoriga, et ole rahulik, et sina elad natukene kauem kui mina, sind veel vägistatakse enne kui maha lüüakse. Et selliseid situatsioone, tõeseid situatsioone on piisavalt ette tulnud ja noh, kõikidest nendest sündmustest või nagu üldse rääkida, et mismoodi. Sest selles esimeses raamatus ja selles esimeses osas ma sain tuttavamaks väga huvitavate inimestega. Ja mõned aastad hiljem ma kohtusin nendega juhuslikult täiesti Moskvas ja siis hakkas, nagu ütleme, üks periood elust täielikult pihta, mis viis mind otsapidi Karabahhi sõtta ja kõik muu, mis sinna juurde kuulus. Nii et jah, need asjad ma katsuksin siis panna järgmistesse raamatutesse kirja.